raadiosaade Vaba Sõna. Põnevatest teemadest räägivad saatejuht Anti Poolamets ja huvitavad saatekülalised. Tere head kuulajad, Vaba Sõna stuudios Riigikogu liikmed Evelin ja Anti Poolamets. Me räägime esmalt Tre Raadio ning meie saate tulevikust, seejärel USA poliitikatest, eelkõige Hiina mõju taltsutamisel. Juttu tuleb valitsuse kinnitatud energiamajanduse arengukavast ning sellest, kui auklikud on tuuleparkide rajamise plaanid. Aga Evelin, kõigepealt peame rääkima meie enda saate tulevikust ja Tre Raadiost ja muidugi ka räägime asjast, kuulsa saate tulevikust. Kõigepealt nii palju taustainfoks, et Siim Pohlak, kes on 10 aastat Tre Raadiot ehitanud, otsustas, et ta peab raadioärist lahkuma, kuna majanduslik olukord on läinud Eestis väga palju pingelisemaks ja see tähendab ka uute omanike tulekul, et nii meie saade Vaba Sõna kui ka siis Mart ja Martin Helme saade Räägime asjast. Nende saate ajalugu on juba 10-aastane. Siis lõpetavad selles eetris nendel sagedustel oma tegevuse. Muidugi on väga kahju, et nii Eesti parim konkurentsitult parim ja levinuim konservatiivne saade läheb nendelt sagedustelt kaduma. Väga kahju on ka meie osas, aga me oleme sitkad tegelased. Me jätkame veebiraadioga Vaba Sõna poolt ja jätkab ka Mart ja Martin Helme saade Räägime asjast. Nende puhul jätkub saade Lõuna-Eesti sagedustel, Ruut FMis ja Ring FMis, seal Valga kandis, Võru kandis, Tartu kandis ja ulatudes ka Jõgevamaale on Helmete saade kuuldav, samuti Kuressaare pereraadios. Aga meie puhul siis, Evelin, me rõõmustame inimesi teisel moel, ehk siis saade jätkub samadel kellaaegadel, ikka laupäevatel kell 12, aga minge otsima meid uutesse uudistesse. Ja, et täna on see saade viimast korda eetris Virumaal sagedusel 97,0 megahertsi ja tulevikus saab meid tõesti teistel kanalitel kuulata, kuna Tre Raadio on saanud omale uue omaniku. Millist muusikat ja milliseid saateid hakkate kuulama? Ma arvan juba järgmisest nädalast, me veel ei tea. Aga kahju jah, et tõesti majandusolukord ju mõjutab meid kõiki ja Siim Pohlak on püüdnud seda saadet, tähendab seda, ütleme, kanalit elus hoida ja lahendusi leida, sest ma ütlen ka, et Tre Raadiot on Eestile väga vaja, sest see on ka ainus kanal, kus saab kuulda konservatiivseid saateid, ka teise nurga alt, rahvuskonservatiivse nurga alt olevaid saateid ja analüüse, et paraku nii on, et raske majandusolukord mõjutab ju kõiki meid. No Siim Pohlak märkis seda korduvalt oma müügiteates, nimelt seda, et kuidas tema raadiojaamalt, kes ikkagi elas paljuski väike ja keskmise suurusega ettevõtete reklaamirahadest, kuidas neid väga agressiivselt üle osteti, lausa dumpingut tehti, löödi hinnad alla ja prooviti kliente jõuga ära sikutada nende juurest. Aga võin ka seda meelde tuletada, kuidas Räägime asjast oli tohutult pinnuks ilmas siis meie konkurentidele vastastel, et kui sügisel oli raadiolubade pikendamine, siis pakkide kaupa saadeti kirju Tehnilise Järelevalve Ametile nõudmisega see saade kinni panna. Nii et saate aru, Eestis ei ole meedia vaba, kui sind saab ähvardada ja mõjutada, aga õnneks siis tookord ikkagi see läbi ei läinud, et
räägime asjast kinni panna ja Tre raadio ilma loata jätta, et neid võitlusi on palju olnud. Ka meie raadio osas, meie saate osas, Vabasõna osas peetakse siin aeg-ajalt nimekirju, et mida me oleme öelnud. LGTB aktivistid hoiavad meil silma peal, nii et arvestage, et mõnes mõttes me olime tsensuuri lõhkujad oma saadetega. Oleme edasi, aga selge on see, et meie siis kanalid kuulajate arv nagu otsemeedias väheneb. Aga siis ma ütleks, et ma tänan südamest kõiki, kes on meiega siiamaani olnud, ka Mart ja Martin Helme räägime asjast saatega, et tegelikult see on ka tsensuuri vastane tegevus olnud. Ja sellepärast kutsun teid kõiki kuulama uutest uudistest saadet. Meil on neid kanaleid veel, kus saab kuulata näiteks Aadu Birnbaumi kanal, mis kogub YouTube'is konservatiivseid saateid kokku oma tellimuste alla ja seal on meil alati 1000-2000 vaatajat ainuüksi tema kanalis, nii et me tahame juba sellepärast jätkata, et meie tublid püsikuulajad ei jääks ilma sellest, mida nad on tahtnud kuulata. Ja, et alati on ju nii, et kui mõni uks sulgub, siis võib-olla mõni teine uks sulle avaneb. Samas, kui nüüd vaadata, kuidas kuulajad on oma käitumisharjumusi muutnud, ma juba enda pealtki vaatan, et enam ei ole ju võimalik saateid vaadata otse, sest reklaame nii palju ja ma olengi harjunud järelkuulama, järelvaatama, nii et nüüd saab meie saadet järelvaadata, järelkuulata ja ma arvan, et me jätkame sama aktiivselt nende teemade käsitlemist, ja samal kellaajal siis tähendab, et laupäeval kell 12 me oleme ikka uutes uudistes üleval, sellepärast ei pea hakkama ümber mõtlema ja nagu märkisin, et Helmete saade levib Lõuna-Eestis kenasti edasi ja Saaremaal. Ja muidu ka üleskutse, kui meie kuulajate hulgas on ettevõtjaid, kes tahaksid kuidagi vaba sõna levimisele kaasa aidata, sest tsensuuri Eesti tuleb jõuga peale. Vihakõne seadus on lükatud uuesti Riigikogu komisjonides liikvele, et rahvuskonservatiivset sõna maha suruda. Ehk siis ma võin öelda, et see võib-olla ei olekski väga kallis, et ühte väiksemat raadiojaama üleval pidada, nii et kui kellelgi on see tung, et me ei saa alla anda, ka siis otse eetri osas, siis tulge kaasa. Ma arvan, et tänapäeval on võimalik ka raadiot pidada plussi jäädes ja reklaami müües, et olete teretulnud appi tulema. Aga võtame selle teema seekord kokku ja läheme korraks pausile. Raadiosaade Vabasõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Tre raadios. Saatejuht Antti Poolamets. Oleme jälle stuudios, Antti ja Evelin Poolamets räägivad asjadest läbi rahvuskonservatiivse vaatenurga ja lubasime saate alguses rääkida ka USA asjadest, sest see on kogu aeg üha kuumemaks läinud, mis toimub lääne poolkeral ja muidugi kõik on põnevuse ja ärevusega jälginud, et mis toimus Venezuelas, kuidas siis diktaator Maduro USA'sse viidi ühe erioperatsiooni käigus. Aga samas see pilt on ju laiem, et Gröönimaa teema on kuidagi väga põletav. Samal ajal USA peatab Vene varilaevastikku laevu. Aga samas enamus analüüse on sellised, et nagu suke ehmatus ja ärritus, aga analüüsi ei tule, miks see kõik toimub. Sellepärast me tahaks täna rääkida sellest, kuidas USA püüab Hiina mõju ja Venemaa mõju lääne poolkeral peatada. Samuti, kuidas ta tahab siis Venemaa varilaevastikku peatada ja tema naftaäri, millega sõda toetatakse. Aga Evelin, me oleme ju ka eestlastena mitmes mõttes lausa otseselt Hiina režiimi toetajad, arvestades seda, milliseid kaupu me kogu aeg poest saame, kus on väikse kirjaga kirjutatud Made in China.
Ja ega me pole ainukesed, kogu maailm ju toetab Hiinat kogu jõuga ja siis imestavad, et miks Venemaa ikka veel sõda peab, sest Hiina toetab ju Venemaad. Ja see, mis tõesti suurte nii-öelda mõjuvõimsate riikide vahel, omavahel toimub, võib meile väikeriigile jäädagi mõistmatuks. Me võime võtta mingeid poole, et kellel võib-olla on õigus, ilma et me sellest täpselt arugi saaksime. Ja kui ma vaatan ka meie poliitikute ja analüütikute seisukohti, siis need on ka nii seinast seinad, et nähakse probleeme sellest, et USA Ühendriigid hõivavad Kariibi merel naftatankereid, kuigi need sõidavad kõik Vene lipu all ja need on juba viies tanker, just värske uudis, mis jälle võeti kinni, et me ei ole harjunud võib-olla nii nähtavaid mõjutusi nägema, sest tihtipeale on see ülevõtmine käinud väga vargsi ja varjatult, et korraga on kaubad, letid Hiina kaupa täis ja me ei saagi aru, et mis tegelikult toimub. Jah, ja ka väikeriigil on just nimelt vaja aru saada ja analüüsida, et mis ümberringi toimub, kui me tahame nii suurt liitlast nagu USA enda küljes hoida ja seda toetust, siis me peame olema aktiivsed, nii nagu Karl Gerhard Lille, kellest on olnud siin viimasel ajal juttu, et noor Eesti diplomaat USA kongressis, kes suudab ära rääkida 80 USA kongressi saadikut, lisaks veel paarkümmend senatist, siis esindajate kojast oli see vist nii 70 saadikut, Balti toetusrühma ja paarkümmend senatist. Ehk siis ja Karl Gerhard on selles mõttes vahva kuju ka, et ta on oma tubli isa poolt kuidagi treenitud USA asjatundjaks. Gun-Britt Lille on muide ka EKRE kandidaat Rakveres regulaarselt ja toetab meid kõvasti ja komisjonide liige. Nii et kiidame väga andeka diplomaadi kasvatamise eest teda. Nüüd lähme korraks siis Hiina mõju juurde faktipõhiselt, et esiteks Gröönimaa. Hiina on seal väga suure huviga kaevanduste vastu. Hiina delegatsioonid süstivad edasi-tagasi. Nad on omandanud kaevanduslitsentse ja kavatsevad seal just haruldaste metallide osas mitmetele kaevandustele käe peale panna. Eks sõna otseses mõttes piiravad USA-d. Sama toimub Panama kanali piirkonnas, mis on USA erakordselt eluliste tähtsusega piirkond ja sellest rääkis Trump kohe, kui ta võimule tuli, et Panama kanaliga on lood halvad. Hiina ostab üles sadamaid, ehitab kiirraudteid ja siis juba paljuski kontrollib USA elusoont ja piirab USA-d ikka korralikult ümber. Ja Venezuelas on tal üle 100 miljardi investeeringuid naftaväljadesse. Loomulikult see kõik areneb ka julgeoleku peale, see koostöö. Venezuela hoiab omakorda Kuubat elus oma naftatoodetega. Nii et ja siis Ladina-Ameerika riikides üldiselt on Hiina muutunud kõige tähtsamaks kaubanduspartneriks ja loomulikult kaasneb sellega kõik muu. Nii et USA sissepiiramine on Hiina väga suur eesmärk, taristute kokkuostmine, kaubavahetusega mõjutamine. USA enda võlast on tohutu hulk Hiina käes ja seda on teinud paljud USA valitsused süüdimatult, et viinud oma tootmised, tehnoloogiad Hiinasse ja pärast siis imestavad, kuidas Hiina tuleb ja hakkab kõiki üle võtma. Ja ega siis Hiina pole ainus, nüüd jälle värske uudis räägib sellest, kuidas Eesti vahendab Kuubale digitaliseerimiseks vajalikke seadmeid ja eeldavalt kulub selleks 441 000 eurot. Ja me teame ju, mis toimub Kuubas, tegu on terroristliku riigiga ja see ka ju vahetult sarnane ju ka
Venemaale ja meie siis väike riigina hakkame leidma neile digivahendeid, et ma ei tea, mis selle mõte on, et me siis toetame Kuuba režiimi või et toetab ikka Kuuba režiimi, sellepärast, et selle arvelt ju kui näiteks nende haridussüsteemi pumbatakse raha, arvuteid, IT-tehnoloogiat, siis samal ajal see režiim saab ju politseile rohkem raha kulutada, sõjaväele rohkem raha kulutada, see on nagu joodikule lõunasöögi ostmine, et ta saaks viina osta selle eest. Ja samal ajal ega siis Eesti toetab ka Keenias digilahendusi, Nigeerias digilahendusi, Aafrikas, et siis pumbatakse raha silmitult kuskile pärapõrgusse maailma teise otsa, aga see tuleb millegi arvelt. Ja kõige hullem, et veel mingitesse riikidesse, kes Eestisse mitte midagi asemele ei paku, et see ei ole nagu üksteisele kasulik koostöö. Ja tuleb meie inimeste arvelt. Me juba teame, mille arvelt see tuleb, et soovitakse lõpetada tasuta ühistransport pensionäridele ja lastele. Samas aasta algusest enam ei saada ka esmast õigusabi tasuta, et see kõik tulebki meie oma nõrgema poole arvelt, et ja siis öeldakse, et me peame, et me oleme nagu justkui nii rikkad, et me peaksime suutma kogu maailma päästa. Samas me ei suuda ise oma inimesigi aidata. Ja see ei ole normaalne ja me tahame seda kõike kokku tõmmata, et meie ei pea olema Aafrika doonorid, Aafrika diktatuuride ja üdini korruptiivsete riikide doonorid. Meie oma inimesed vajavad abi, nagu sa märkisid, et sul pannakse oma vallast tuidupood kinni, et inimesed ei saa esmatarbekaupasid, aga meie aitame Kuubat, meie aitame Kuuba diktaatoreid, meie aitame Keeniat, meie aitame Nigeeriat. No see ongi see liberaalne režiim, mis meil nagu ohjeldamatult oma inimeste raha loobib ümber ilma laiali. Aga igal juhul Hiina teemadest me ei pääse järgmistel aastatelgi, sellepärast, et Hiina on agressiivse laienemise teel ja asi ei ole ainult kaubavahetuses, vaid sellega kaasneb tihtipeale luure julgeolekuline mõju ja me näeme ühel hetkel ka ilmselt sõjalisi etteasteid näiteks Taiwani piiramisel, kus viimati toimusidki tohutud manöövrid selle saale nii-öelda sõjalised harjutused, kuidas blokeerida Taiwani. Aga pärast väikest pausi läheme järgmise teema juurde, milleks on energiamajanduse arengukava ja loomulikult need õudsed tuugenid. Raadiosaade Vaba Sõna koos põnevate teemade ja huvitavate külalistega on eetris igal laupäeval kell 12 Virumaa Treeraadios. Saatejuht Anti Poolamets. Oleme stuudios tagasi. Stuudios räägivad Anti Evelin Poolamets, Lääne-Virumaalt valitud Riigikogu liikmed läbi rahvuskonservatiivse vaatenurga. No Evelin, me Riigikogu saalis oleme seda energiamajanduse arengukava loksutanud, vaadanud sinna sisse, kritiseerinud, sest see on üks vigade pundar, aga valitsus võttis selle vastu, see kestab aastani 2035. Aga ma arvan, et see ei kesta nii kaua, sest kui peaks tulema EKRE osalusega valitsus, siis see lendab prügikasti pikema jututa. Ja, et tõepoolest nüüd värskelt neljapäeval valitsus kinnitas selle energiamajandus arengukava ja mida me sealt näeme ikka sama teema, kuigi natukene mõistlikum kui siin varasemad versioonid, et aru saadakse, et tuul ei puhu iga päev ja et on vaja sinna juurde juhitavaid energiaid, aga nagu ikka on meil kombeks vinti üle keerata, et kui Euroopa Liit on seadud direktiivid, et näiteks 2030. aastaks võiks olla taastuvenergia osakaal 41% kogutarbimisest, 42,3% kogutarbimisest, Eestil on juba praegu 41%, siis Eesti, Leedu, Läti panevad ikkagi vinti põhja, et meil oleks siis ka aastaks 2030 see protsent
65% ja muidugi siin Soome on tark, Soome on öelnud, et elektritarbimisest võib see olla 65%, Eesti tahab, et oleks 80%, ega siis Läti ja Leedu ka pole targemad, aga mida me näeme sealt energiakavast, et põlevkivi on ikkagi tapuks kuulutatud, räägitakse, et see on kallis, aga kallis on ta just nende CO2 maksude pärast ja tahetakse põlevkivi, fossiilne kütus asendada välismaise fossiilsel kütusega, gaasiga ja millest veel nagu silma torkas on see erinevus nagu selle reaalsuse ja nende ideede või ideoloogia vahel, et väga suured loosungid, et teeme nii ja teeme naa, et samas kui lugeda Andrus Tureiko intervjuud, mida ta on andnud siin Ärilehele, siis tema näeb neid asju hoopis teistmoodi. Ei nähta, et tuuleparkidel oleks tulevikku, leitakse, et Eesti Energia enam ei investeeri tuuleparkidesse, et Eesti Energia on investeerinud tuuleparkidesse ligikaudu 1,1 miljardit eurot, kuid madala tootmishinna tõttu ei ole need investeeringud seni ära tasunud. Ja nüüd siis on eesmärgiks seatud, et ostetakse turult kokku teiste arendajate pankrotistuvaid arendusi ja mida ma nüüd ise välja loen, et sellesse tuulepargi arendamisse ongi juba see pankrotistumine sisse kirjutatud, sest ta on ka teise hinnangu kõrvale Terje Talv, kes on Tuuleenergia Assotsiatsiooni tegevjuht, et tema leiab ka, et tänases hinnatingimustes on äärmiselt keeruline rajada uusi tuuleparke nii, et need oleksid kasumlikud ja tooksid kõigile osapooltele lubatud tulemuse, mis tähendab seda, et meile on ju kogu aeg valetatud. On valetatud see, et tuulepargid on kasumlikud, on valetatud, et kõik hakkate saama odavat elektrit, hakatakse siin nendele omavalitsustele maksma talumistasusid, kui me näeme, et ka Eesti Energia riigiettevõte seab oma strateegia selliselt üles, et nad hakkavad kokku ostma pankrotistuvaid tuule- ja päikeseparke. Just sellepärast, et on ette näha, et need ei tööta. Kuule, mina läheksin bioloogia valdkonda sellega, et vaata mingisugune teine organism on hakanud raipesööjaks, võiks öelda. et teatakse, et osad loomad hukkuvad ja siis on need, kes käivad metsas ringi ja nuusutavad õhku, et meie ei hakka ise küttima, vaid need, kes on maha jäänud, need võtame ära. See ju näitab süsteemi nõrkust. Vaata, me oleme kogu aeg rääkinud seda, mis toimuma hakkab, aga nüüd on eripära selles, et nemad on hakanud omaks võtma. Isegi Tuuleenergia Assotsiatsioon, et ei tasu ära, et andke rohkem raha, tehke midagi. Et siis Eesti Energia on nagu mingisugune kaaren, kes teiste loomade poolt maha murtud siis korjuseid sööma läheb, et kuulge, see ei ole ju tasuv ära, kui siis kuskilt künka pealt piirub binokliga Tureiko ja vaatab, et kus tuulikud on seisma jäänud ja kus on pankrotipesa. Mina nagu ei näe siin ka praegust ühtegi sellist värsket raibet, kui nii võib öelda, et need varasemad tuulepargid on juba eluea lõpul siin paarkümmend aastat vanad ja vaevalt, et kui see omanik vahetub, see tuulepark siis kuidagi kasumlikuks muutub. Seda enam, et on öeldud, et ei saa nagu kasumlikult tegutseda, kui sa ainult müüd tuuleenergiat, vaid sul peab see müügiportfell olema võimalikult mitmekesine, sest me saime ju Eesti Energia sai alles hiljuti Soomes valmis selle Tolpanvaara tuulepargi ja see ei saanudki eriti kaua töötada, kui see maha müüdi.
ja müüdi maha alla oma hinna. Ma arvan, et seal ka kohalik nii-öelda leidis selle pankrotti mineva pargi üles, et kui ta ei oleks maha müüdud sel hetkel, et ma arvan, et see oleks ka lõpetanud pankrotiga. Vaata, Eesti Energia on selline, et neil on kohustused antud, et nad peavad mingisuguse suure protsendi saama kirja ja sellepärast nad ei taha raha raisata, vaid vaatavad tõesti nagu kaaren kõrvalt, kui tiigrid on oma selle antiloobi korjuse piisavalt puhtaks teinud, siis nemad nokivad sealt ribide vahelt juurde ja see näited on naaberriikidest, kuidas Rootsis osutub tuuleenergia kahjulikuks, kuidas suured tuuleenergia ettevõtted on pankrotis, et see info on neile väga hästi teada. Ja ma ei kujuta ette, mida hakkab siis Eesti Energia selle pankroti varaga pihta, sest juba praegu sellel suvel olid need andmed sellised, et Eesti Energia ei pääsenud oma uhkete uute tuuleparkidega toodanguga turule ja see oligi just seotud sellega, et hind oli liiga odav, pakkujaid oli palju ja kasum jäi teenimata ja tegelikult see on ju meie inimeste, meie riigi, kui meie riigi ettevõte ei teeni kasumit, siis see teeb meid kõiki vaeseks. Ja kui ma toon veel juurde selle pankroti stsenaariumi, see ju puudutab ka omavalitsusi. Omavalitsustele on ju lubatud, et kui et tuulepargi arendaja hakkab maksma talumistasusid ja saate seal koole ehitada ja kõiksugused need odavad elektrit, siis mis siis pärast pankrotti saab? Et kes siis pärast tegeleb, näiteks kui Eesti Energia ei taha seda pankrotistunud vanarauda kokku osta, et sellest jääb ju omavalitsuse ja selle oma maaomaniku probleem. Sa oled sellest ju varemgi kirjutanud, et teema on väga tõsine, et võtame kas või tuulikulabad. Neid tegelikult ei osata utiliseerida ja see tuuliku utiliseerimise kulu on tegelikult väga suur, et kui neil juba praegu lärmavad, et kuule raha on vähe ja Eesti Energia ootab oma saaki, kuidas nad siis pankrotti lähevad, siis see on ju märk kohalikele omavalitsustele, et kui nad lähevad pankrotti või meelega pankrotti viiakse, siis kui aeg on ümber, sest nad ei taha miljonit maksta utiliseerimiseks, siis massiliselt Eesti omavalitsused hakkavad saama tuulikuid ja öeldaksegi, et oi, me oleme nüüd kasumi ära teeninud, nüüd me oleme pankrotis, makske kinni 1 000 000 eurot utiliseerimiseks, hiiglaslikud 100 meetri pikkused labad jäävad kuskile vedelema. Kas Vinni vald suudaks sellised asjad oma raha eest ära utiliseerida? No. Sest ma räägin seda, et kui firma läheb pankrotti, siis peab selle üle võtma omavalitsus, see on tema territooriumil. Jah, et esmalt on see maaomaniku mure, aga kui maaomanik ka ei saa sellega hakkama, siis sellest saab omavalitsuse mure ja pealegi see ju mõjutab omavalitsust väga, väga suuresti ja ma arvan, et omavalitsus peaks võtma ka sellise seisukoha, et see tuulepark, mida sinna territooriumile plaanitakse rajada, et see on tegelikult pankroti kursil ja et ennast selle vastu kindlustada, ma arvan, et iga omavalitsus peaks kindlasti nõudma tagatisi olukordadeks, mis juhtub siis, kui tuulepargi arendaja pankrotti läheb. Et juba ette ära nõudma need igasugused talumistasud, igasugused keskkonnamõju ja häiringud. Ma arvan, et ühe tuuliku kohta võiks vähemalt 1 miljoni küsida. Tagatisraha. Ja kohe ette, makske ette ära, mitte nii, et me jääme lootma nüüd aastakümnete peale seda talumistasu, mis ei kehti, kui ettevõte läheb pankrotti. See on päris huvitav mõte sellepärast, et siis saaks vähemalt omavalitsus, kes kannatab nende tuulikute tõttu kohe midagi selle 1 miljoni eest ära teha. Et siis ta võib-olla nagu kohustub hiljem, kui ongi pankrot või mingi asi, siis häda pärast ka seda ära tegema. Või see ongi nii, et tuulepargi arendaja
maksab kohe omavalitsuse tulubaasi selle talumistasu ja omavalitsus siis omakorda maksab selle talumistasu ümbruskonna inimestele, et minu meelest väga loogiline. No jama tuleb sellega ikka, sest üks või teine lahendus on kõik poolikud, sellepärast on kõige mõistlikum kogu see jama ära lõpetada, sest see kahju on üüratu. Vaatame korraks seda tänast seisu uudiste alusel, mis tuli just, et nii, elektrijaam seisab 2 nädalat, kõige külmemal talvem, kui hanged on põlvili. Auvere jaam seisab, sest jälle remonditakse, kujutage ette 2 nädalat. No jah, saab energia hinda tõsta. Ja? Just nimelt, ja siis on nii, et Soomest ostame 50% praegusel ajal elektrienergiat. Alles 2017 olime me kõvad eksportijad, saime riigikassasse vägevalt raha ja täielik tagurpidi antslus. Me oleme tõelised nagu importijad ja vaestemaja, võiks öelda. Aga see ongi see probleem, et Eesti Energia müüb elektrit siis, kui selle hind on madal, kui seda on palju on seda sellepärast, et kõik toodavad tuulest elektrit sellel hetkel, kui tuul puhub, aga pärast, kui tuul ei puhu, päike ei paista, siis Eesti Energia ostab sisse 3 korda kallimalt ja tegelikult ka sellel on tagajärjed. Me müüme odavalt ja ostame kallilt, kuigi peaks vastupidi olema. Ja kui me vaatame juba Eesti Energia neid aastaaruandeid, siis meile vaatab vastu seal tegelikult pankrot. Samamoodi nagu tuulikuparkidel, et aastast aastasse on see kasum, müügikasum vähenenud ja vaadates juba mis toimus 2023. aastal, nüüd 2024. aastal ja juba need samad kvartalite mõõtmised näitavad, et vähemalt ollakse 70 miljoniga miinustes. Ja Evelin, suur tänu selle jutuajamise eest. Ma tuletan siis saate lõpuks veel kord meelde, et me kolime internetti, hakkame oma saadet küll täpselt samal ajal edastama laupäeviti kell 12 ja te leiate meie saate uueduudised.ee pealt ja sama kehtib ka teise rahvuskonservatiivse saate Räägime asjast kohta, et see on ikkagi igal pühapäeval leitav uueduudised.ee, nii et saated ei kao kusagile, me küll ei ole enam nii mugavasti autoraadios kuuldavad ja igas metsatalus, sellegi poolest, et oluline on ka meie lojaalne kuulaja, kellele me oleme südamest tänulik kõigi nende aastate eest, kui te olete kannatlikult ja meie kuulajad olnud. Sellepärast kutsume teid üles, et olge sama head ja tublid ja tänuväärsed kuulajad, et ärge laske liberaalidel meist üle rullida. Ma tean, et selle uue kanali omanikud on parempoolsed, see Tre Raadio ostsid ära parempoolsed erakonna liikmed. Ma küll ei oska öelda, et kas on nüüd meelega tehtud, et need rahvuskonservatiivsed saated maha võtta, seda näitab aeg, aga nii ta praegu on ja Siim Pohlaku kinnitusel olid hetkel ikkagi majanduslikud põhjused, miks raadiojaam müüki läks, aga fakt on see, et uued omanikud ei tahtnud neid saateid eetris kuulata. Võib-olla see ikkagi viitab nende siis erakondlikule kuuluvusele, et fakt on see, et tulemus on selline, et Eesti ühed tähtsamad vaba sõna kandjad lähevad suuremast eetrist väiksemasse ja ma tuletan meelde, miks me panime raadiosaate nimeks, enda raadiosaate nimeks Vaba sõna, sest juba eelmises Riigikogu koosseisus hakati lehvitama vihakõne seadusega, et siis suruda alla vaba mõtet, vaba sõna ja nüüd on see värskelt välja võetud Riigikogu õiguskomisjonis, et siis hakata peale
peale tulema rinnaga ja ikkagi tsensuuri laiendada just nimelt rahvuskonservatiivse mõtte vastu, mis on väga, väga ohtlik tegu, eriti ajastul, kui USA on võtnud pühendunult sõnavabaduse enda tähelepanu alla. Aga no vaadates, kui metsikult nad ründavad praegu USA-d, siis ma isegi ei imesta, kui nad vaatamata sellele, et USA ütles, et me ei toeta riike sellisel moel, kes vaba sõna maha suruvad, siis meie liitlast surutakse ikkagi ähvarduste, sõimu ja tsensuuri rakendamisega osade inimeste ja poliitikute poolt Eestist eemale ja ma olen näinud, kui metsikult näiteks Jürgen Ligi sõimab ameeriklasi. Ta on nii pidurdamatu, et ta käib isegi USA Belgia saatkonna Facebooki kontol neid sõimamas, ülbitsedes, et mis saatkond teil siin selline on, kas te olete mingi saatkond siin või, et siis mulle küll tundub, et nad nagu meie nagu peavoolu või isegi valitsuspoliitikud ei kontrolli ennast enam korralikult. Jah, et ega siis meil ei jäägi nagu muud üle, kui asuda ka vastu kõigele sellele, mida me nagu valeks peame, ka Hiina kaupade toetamist, siin vaatad ja loed neid uudiseid, ahastus tuleb peale, mitte midagi ei suudeta teha, pigem võiks öelda, et ei taheta teha ja hästi kurb on, et see Hiina mõjuvõimuga me ei suuda toime tulla ja kõik. Ja samal ajal Euroopa Liit ka mitte, et laseb ennast üle rullida ja Hiina mõju ühe kasvab. USA võitleb nende mõjuvõimu kasvu vastu, nende Vene-Hiina bloki vastu ja siis ka ikkagi USA saab veel sõimata, isegi kui ta Vene tankereid kinni peab ja Maduro lennutab siis USA-sse. See on muidugi ka keerulisem juhtum, see Maduro juhtum on mitmekihilisem. Aga sellegi poolest me oleme tänases saates tahtnud näidata, millised taustad, milline see USA vaade praegustele aktsioonidele, et see on Venemaa Hiina mõju tõrjumine lääne poolkeralt ja sellega peame me arvestama, et mis siis toimub. Aga veel kord suur tänu, Evelin, ütle ka kuidagi natuke nukrus poeb põue sellega, et me osad raadiosaatjad jäävad maha, kui neil ei ole võimalus internetis järel kuulata, et sellest on ikkagi kahju, et mis sa ütleksid lõpetuseks? No, ma ütlen ikka, et olge rõõmsad, enne Koitu on küll kõige pimedam, kõige hämaram, aga ma usun küll, et head ajad on meil ees. Igal juhul meie jätkame kohtumiseni järgmisel laupäeval kell 12, aga nüüd juba uueduudised.ee leiate meie saate. Aitäh kuulamast! Te kuulasite raadiosaadet Vaba Sõna. Järelkuulamine treeraadio.ee ja uueduudised.ee.